Head vaatajad, tere tulemast vaatama ja kuulama Tallinna Ülikooli vestlussaadet Ekspert eetris. Täna on meil saates arheoloog, ekspert, sisulooja ja teadur Moonika Reppo. Tere! Tere! Moonika, neid tiitleid on nii palju, üks on uhkem kui teine. Mis sulle hetkel kõige aktuaalsem on, sest ma kuulsin, et sinust sai ka Noorte Teaduste Akadeemia liige just hiljuti. Nii on, et kes teeb see ju. Aga ma arvan, et ikkagi see, mille eest ma palka saan, ehk siis see teaduri tiitel on praegu võib-olla kõige olulisem. Ja selle Noorte Teaduste Akadeemia liikme rolli ma ei ole veel sisse elanud. Ehk siis küllap hakkab see ka omajagu rolli mängima mul siin edaspidi. No sinna kuulub küll sõna noorte, aga mul on tunne, et see ei ole see kõige noortepärasem osa sinust, et sa oled tiktoker või sisulooja. Kas see võiks olla nii-öelda revolutsioon teaduse maailmas ka siis selle populariseerimises? Kindlasti toob see teadust inimestele lähemale, et see võib-olla ei ole enam siis nii suletud uste taga toimuv tegevus, eriti just see protsess, sest et teadusartiklid põhimõtteliselt kas või pealkiri on kättesaadav kõigile, kui ei ole artikkel, aga ja teadusuudiseid me kuuleme ka ikka nii uudistesaadetest kui ajalehtedest ja väljaannetest, aga see kõik, mis käib sinna juurde, et kuidas see tulemus tuleb, et seda enamasti need artiklid ja uudised ei kajasta, et siis see võib-olla on nagu selles mõttes revolutsioon, et inimestele on saanud kättesaadavamaks see, kuidas teadust tehakse ja mis sinna juurde käib ja kui kaua mingid asjad võtavad, et see, kui kaua kas või artikli kirjutamise protsess võib võtta. Et ei ole päris nii, et istun maha, saadan ära ja avaldatakse. Et see võtab ikkagi palju rohkem aega. Ma olen juba aastaid Tallinnas elanud ja väga kaua juba arheoloogi ametit pidanud, aga on üks selline muistis, kuhu ma pole siiamaani jõudnud veel. Ehk siis täna lähme vaatame üle selle erilise muistise. Tere tulemast Marta ja Tondi tänava ristmikule. Siin asub Plaasius Ohkreeve monument. See on Tallinna kõige vanem säilinud mälestusmärk. Ohkreeve oli Mustpeade vennaskonna liige, jõukas ja tuntud kaupmees, kes hukkus Vene-Liivimaa sõjas 1560. aastal. See lahing toimus Tondi ülesõidu ja Pärnu maantee viadukti lähedal. Eks 460 aastat on oma jälje jätnud, aga tegelikult ta näeb ikka veel suht uhke välja. Omal ajal oli see rist polükroomne ehk mitmevärviline. Ja see polnud ainus. Selliseid riste oli kokku 4 ja nendest 2 tükid on hoiul Tallinna linnamuuseumis. Selles samas Jeruusalemma mäe lahingus langenud Mustpeade vennaskonna liikmete auks maalitud epitaafilt leiab ka kõige vanema Tallinna kujutise. No seda TikToki videot ei saa kuidagi võrrelda selle sisuga, mis on üks doktoritöö, aga võiks selle nii-öelda lühivormi kuidagi loomine aidata peegeldada seda sisu, mis sa oled aastaid loonud, õppinud, teinud. Võiks olla selline hea enesepeegeldus? Seda kindlasti, et mida ma ütleks on võib-olla see, et see sellisesse lühivormi panemine, et ülikooli inimesed teavad kindlasti neid 1 minuti ja 3 minuti loenguid, et sisuliselt see on üsna sarnane sellele, et sa pead olema oma teemas nii sees, et sa suudad sellest rääkida lihtsalt, selgelt ja lühidalt. Ja see võib-olla enese refleksioonina on võib-olla väga hea ülesanne selline, kui ma ikkagi ei suuda sellest 1 minutiga rääkida, siis kas ma olen ise lõplikult selle teema endale läbi uurinud, selgeks teinud, ära nämmutanud, et siis jah, ja ma ise näen ka seda, et see annab väga palju esinemisjulgust, et kui sa oled valmis jagama publikuga, kellel võib-olla on väga palju küsimusi, väga erinevaid küsimusi, kui näiteks mingi teaduskonverentsil või kuskil, ma ei tea, kas või ajalehe uudistes või teleuudistes, siis see jah, tõstab ka sinu seda julgust võtta sõna, julgust rääkida oma tööst, julgust olla oma tööle uhke võib-olla ka. Et see on jah, selline mingis mõttes
ei tohiks nagu seda pidada lihtsalt niisama lihtsaks meelelahutuseks. Teeme siis ühe otsingu. Minu vana-vanaisa oli Alfred Repo. Siin süsteemis dokumentide vaatamiseks on vaja logida muideks virtuaalsesse uurimishalli sisse, aga näed, siin ongi üks Alfred olemas. Siin elad Narva linnas, on õige mees. See kaadrinumber ongi siin siis selle säilikujate arhiivis oleva dokumendi lehekülje number või siis selle digiteeritud lehekülje number. Mina olen juba sisse logitud ja ma sain kohe sinna minna. Saame teada, et Alfred sündis Novgorodi kubermangus, abiellus 1928 Narvas, loetletud on vanemad ja lapsed ning teisel leheküljel abikaasad. Siit saab edasi näiteks otsida meetrikaraamatutest. Aga tunned sa, et see on võib-olla selline veidi karuteene teadusele, et võib-olla muudame mingi tõsise teema, näiteks kalmistud, kuidagi glamuurseks, kuidagi lihtsakoeliseks, sinna minutisse ei mahu tegelikult väga palju informatsiooni. Et ütleme nii, et ma ise tegelen peamiselt materiaalse kultuuri ja ka geneoloogiaga oma uurimustöös, et ma luustikke üritan võimalikult vähe kaasata sellesse sotsiaalmeediasse, et on erinevad koolkonnad selles osas nagunii, et kas see on eetiline või mitte, aga ma pigem arvan, et minevik on kõigi oma, et just siis arheoloogia või ajalooteaduses, et see info võiks ikkagi olla inimestel, kelle minevik see on, et mitte ainult väga piiratud ringkonnal, kellel on näiteks teadusartiklile juurdepääs, sest me teame, et teadusartiklid on tihtipeale maksumüüri taga ja see maksumüür on üks artikkel 45 € umbes, et see ei ole taskukohane absoluutselt, et üliõpilased peaksid vähemalt kasutama seda luksust, et neil on üliõpilastel võimalus neid repositooriume kasutada. Aga tavakodanikul ei ole seda ligipääsu ja tema ei saakski seda informatsiooni. Kui ta just ei juhtu vaatama, ma ei tea, neljapäeva õhtul kell 9.05 aktuaalset kaamerat või midagi taolist. Et see info võib olla väga selline sporaadiliselt ilmuv ja kättesaadav, et selline formaat nagu näiteks TikTok või Reelsid või sellised lühivideod, postitused, et need on staatilisemad selles mõttes, et nad on pikemalt kättesaadavad. Et sa ei pea minema arhiivi otsima seda uudiselõigu, seda minutit, et seda infot saada. Aga püüad sa just nii-öelda selle tavainimeseni jõuda, kes võib-olla teemast üldse midagi ei tea või on ka siin selline nüanss, et tahaks mingite kõrgemate instantsidega võidelda ja läbi selle siis oma arvamust kuidagi valideerida, et see on sotsiaalmeedias, inimesed näevad seda, seal on mingi suurem platvorm, inimesed toetavad seda ideed. Nüüd on teil põhjust mind ka toetada. Ja mõlemad, ma arvan, et on teemasid, kus on vaja avalikkuse tähelepanu saada lihtsalt erinevatel põhjustel ja nagu võib-olla teavitada, mis toimub, tagatubadesse nii-öelda lasta inimesi või siis ka ma ütleks, et mitte ainult nagu tavavaataja või inimene, kes ei ole teadlane või arheoloogiaga seotud, ei ole nagu see ainuke sihtgrupp mul olnud, sest et Eesti arheoloogia vastu on huvi ka mujal maailmas teistel arheoloogidel, kelle jaoks on nagu võib-olla, et ma kuulsin, et teil on seal selline asi, sest ma nägin seda videot ja nüüd ma uurin lähemalt või otsin neid kontakte. Et see on ka üks selline suund olnud, et see on ka põhjus, miks ma vahepeal ka ingliskeelset sisu teen, et mitte ainult eestikeelset. Aga tead sa täpsemalt, kelleni sa päriselt jõuad? Ja, et kui ma alustasin TikToki videotega, siis see esimene kommentaar oli, et seal on ainult lapsed, et ma ei ole ise viitsinud sellega tegeleda või et see ei ole selline, ma ei tea, nagu kõnetab ainult nagu väga noori, aga kui vaadata siis nagu statistiliselt neid tulemusi, siis tegelikult minu vaatajate hulgas erinevatel platvormidel on peamiselt ikkagi sihuke
20-25+ kuni 45 eluaastat vaatajad ja siis tegelikult on ka vanemaid, et vanemates gruppides on niisugune mingi 5-10% üle 50-aastased, kes kasutavad siis sotsiaalmeediat ja on jaganud oma vanust selle sotsiaalmeedia kontol. Et see tegelikult näitab, et see on suhteliselt selline küps täiskasvanud grupp, kes on see vaatajaskond. Et lasteni ma pigem jõuan ikkagi nagu vahetult, kui õpetajad võtavad ühendust, kutsuvad esinema või kui näiteks mingid huvirühmad ise kontakteeruvad. Juunis 2024 leiti trassitöödel Järveotsa linnaosast kalmistu. Sõjamuuseum vaatas asja üle, otsustas, et need ei ole sõdurid. Ilmselt on tegu külakalmistuga. Õnnestus leida üks viide ühele 11. sajandi kalmistule. Tundus, et nagu klapib. 2024 augustis hakati arheoloogide poolt seda pinnast koorima, et siis avada see ala ja et siis trassitööd saaks lõpetada, tuli need isikud, kes trassialale jäid, välja kaevata. Lisaks vaadati siis, et kui kaugele ulatub see matmiste ala ja et siis hiljem teha otsuseid selle põhjal. No selgus, et seal on ilmselt umbes 80-100 matust olnud. Nendest siis 28 haualohku jäid selle samuse trassialale ja kaevati välja. Sel suvel sai tohutult tähelepanu Viljandis siis leitud sõjahaudade teema, mida sa oled kommenteerinud nii-öelda klassikalises meedias, sotsiaalmeedias. Kas sa oled ka tajunud, et just tänu sulle, et sa jagasid seda TikTokis, on sellel nii-öelda laiemas ühiskonnas mingi emotsionaalne väärtus ja sellepärast me räägime just nendest sõjahaudadest, isegi sellest seadusest tänu sulle lähemalt? Jah, sellega oli võib-olla sedasi, et ma ise olin, võib isegi öelda nagu šokeeritud, et selline asi üldse nagu teemaks tuli, et ma võib-olla ei suutnud nagu uskuda, et meil ongi praegu selline probleem ja mitte keegi ei tee sellest välja nagu, et kuidas see saab nii olla, ja siis ma lihtsalt tahtsin jagada seda tausta, mis seal oli, mis selle võib-olla põhjus oli, seesama, et seadusandluslikus mõttes oli nagu kõik korras, aga et kas see eetilises plaanis või siis nagu kas oleks saanud ikkagi nagu paremini seda asja lahendada. Et selle teemaga ma olen ikkagi natukene veel edasi tegelenud, et nüüd sel aastal tuleb paar artiklit sel teemal välja, mis seda sama olukorda lahkavad veel. Aga jah, ma pean ütlema, et see nii-öelda tormi üleskeerutamine siiski jah mõjus, et kui esialgu oli plaan seda asja teha veidi nagu lihtsamalt seal Viljandis, siis jah, selle minu ja minu kolleegidele siis reaktsiooni või tähelepanu ajendil sai sinna ikkagi vähemalt siis nii palju, et nendest säilmetest võeti proove, mis ei olnud esialgu plaanis tegelikult. Et see, aga muidugi mul on kahju, et see olukord lõpuks ikkagi sedasi lahenes. See loob tegelikult ka pretsedendi võib-olla teistele sellistele põgenikelaagrite kalmistutele, sest hetkel näiteks Põlküla kalmistu enam ei ole kaitse all. Kas see tähendab seda, et ka sinna võib ehitada elamurajooni, kui me kõik ära kaevame sealt? Või on Põlküla põgenikelaagri kalmistu kuidagi erilisem kui Viljandi oma? Et siin on nüüd hakkavad tulema need küsimused mängu pärast seda. Aga eks paistab, eks näis, mis saab. See pärandi küsimus on alati pidevas muutumises nagu nii, et küll vaadatakse muinsuskaitseseadust ümber, küll vaadatakse teisi seadusi ümber, et ma ei ole nagu alla andnud selles osas, aga muidugi jah, et mingil määral pettunud olin kindlasti lõpptulemuses. Aga seda lugu siis jagades sa tegelikult ei ole ju pelgalt sisulooja, sa oled ekspert. Ja seal võib-olla oled sa tundnud, et seal üldse mingi konflikt selles tekkis, et ühest küljest sa annad sellele olukorrale, sellele kalmistule eksperthinnangu, aga samas selleks, et keegi sind üldse kuulaks, sa pead sealt mingi sensatsiooni leidma. Ja, seal oli pigem see, et see sensatsioon oli seal kindlasti juba olemas, aga ma ise
leidsin ka, et võib-olla nagu, kuna ma olin küll juba eelnevalt sellele kalmistule teinud sellist ajaloolist taustauuringut seoses arheoloogiliste kaevamistega, ma olin suhteliselt süvitsi läinud sellega, siis kui tuli see pakkumine teha see eksperdi hinnang, siis ma ütlesin ka, et kas te olete kindel, et see on õige valik, et ma võib-olla ei ole selles mõttes õige isik, kelle poole pöörduda, sest ma olen juba eelnevalt seotud olnud selle objektiga ju. Aga nad leidsid, et kuna see sisuliselt on nagu faktide korjamine selle asja kohta ja neutraalsel kujul esitamine, et siis nad ei näinud nagu selles, Muinsuskaitseamet siis selles võib-olla seda probleemi ja tegelikult see eksperdihinnang sai kirjutatud enne, kui see probleem hakkas siis nagu kerkis pinnale, et siis enne oli eksperdihinnang ja pärast tuli nagu siis see suur probleem. Et võib-olla jah, et kui oleks vastupidise järjekorras, et eelnevalt oleks juba see niisugune teema üleval olnud ja siis oleks mul küsitud seda eksperdihinnangut, siis ma oleks küll olnud väga segaduses, et ma ei oleks ise võib-olla tundnud, et oleks õige selle asjaga nõustuda olnud. Aga jah, praegu läks sedapidi. Aga jah, see on ka asi, jah, millele kindlasti tuleb mõelda, kui selliseid tööpakkumisi vastu võtta. Tunned, et tegelikult siin meie ümber üldse saadakse aru, kes arheoloogias ekspert on, sest ideaalis võiks olla sul ju võimalus vahel isegi projekt seisma panna või selle kulgu muuta, aga vahel jääb ikkagi mulje, et tuleb selliste tuulelohedega võidelda. Jah, sellega on nii ja naa, et kui ma alustasin välitöid tegema arheoloogina, siis minu see tööväli oli ikkagi hoopis teistmoodi, et väga palju pidi seletama, et milleks üldse seda arheoloogiat vaja on, just ma mõtlen ehitusobjektidele, et kas te kiiremini ei saa, kas te äkki te saate nagu selle asjaga nagu juba kohe ühele poole, et võtame lihtsalt kopaga välja selle, ma ei tea, need luustikud ja läheme edasi, on ju. Et seda enda rolli õigustamist oli väga palju alguses. Ja muidugi ma olin noorem ka siis ja mingi noor üksik neiu kuskil ehitusobjektil ja tema on siis nagu see, kes ütleb, mida tohib ja ei tohi, on ju. Et võib-olla see ka oli see mis võib-olla seda asja natukene mõjutas, aga nagu mulle isiklikult tundub, et nagu nende aastate jooksul ikkagi see avalikkuse arusaam ja see, kui palju nad teavad, inimesed teavad arheoloogia kohta, ikkagi on olnud pidevas muutumises ja nagu mida aeg edasi, seda rohkem ma kohtasin nendel objektidel selliseid inimesi, kes nagu väga entusiastlikult tahtsid nagu kaasa aidata, andsid märku, et oi, et kui ma sealpool, ma ei tea, auku kaevasin, siis ma nägin seal mingid luid, isegi kui need olid loomaluud, on ju, et siis alati sai julgustatud neid teatama nagu arheoloogi sellest, et jah, et mingisugune asi on olnud kuskil või märkama ka ise. Ja et sellest oli selles mõttes väga palju kasu, aga jah, alguses oli küll see edasi, et nagu keegi poleks kunagi kuulnud, mis asi on arheoloogia ja ma pean seletama, et miks seda vaja on teile. Ja seda on näha ka tänapäeval, siis ma nii palju välitöid ei tee ehitusobjektidel, aga ma olen siis nüüd olnud päris palju seotud erinevate eksperdihinnangutega, mis siis kui varem oleks võib-olla suur tee ehitusprojekt hakanud nii, et nüüd planeerime tee, saame Muinsuskaitseametilt loa, kui sinna mõni asi kuskile tee peale jääb ja siis avastame kaevamise ajal, et oi, siin on mingisugune asulakoht, mis ei olnud kaitse all, aga kõik tegelikult teadsid, et siin on asulakoht ja keegi meile unustas öelda või polnud mainitud, et siis nüüd see suured sellised projektid käivad ikkagi nii, et esimeses faasis, nagu planeerimise faasis võetakse arheoloogidega ühendust, arheoloogid teevad eksperdi hinnangu, hindavad arheoloogia tundlikke alasid ja siis tee asukohta on võimalik selles faasis veel natuke nihutada, et sa ei peaks sellest asulakohast üle minema, see säästab ehitusfirmale raha, see säästab pärandit, säästab kõigi aega tegelikult, et nagu seda ma olen küll näinud jah, et see on nagu läinud paremaks ajas ja kindlasti selles on oma roll selles, et
arheoloogid on rohkem avalikult rääkinud teemadest, esinenud, arheoloogia nagu kättesaadavamaks saanud, et see kindlasti, ma arvan, et on ka teiste teadustega samamoodi, et kui ikkagi inimestel mingi baasteadmine on, siis neil on lihtsam nagu ka sellega arvestada ja see tuleb nagu loomulikumalt ja ei ole arheoloogid siis kõiges süüdi nagu, et ehitus edasi lükkub või midagi sellist, kuigi see oleks tegelikult pidanud olema juba sisse planeeritud, on ju see osa sinna. No kui me oleme jõudnud rõõmuga õnneks sellisesse punkti, et vähemalt siin riigi piires me suudame eksperdi hinnangut väärtustada, siis tegelikult tulles tagasi sotsiaalmeedia juurde võib üsna keeruline olla aru saada, et miks oled just sina see, keda ma nüüd vaatajana usaldada soovin ja kust hakkab pseudoteadlus, sest seda sisu on ju tohutult palju. Ja seda küll, et see oli ka üks motivaatoritest võib-olla, kui ma hakkasin üldse neid TikToki videosid just tegema, et ma olin eelnevalt ka YouTube'is teinud selliseid nagu ütleme loenguma stiilis või sihuke jah, infovideo stiilis, aga siis tol hetkel mul oli just selline tervislikel põhjustel nagu karjäärist veits paus, aga muidugi sõrmed igatsesid mulla järele ja igasuguste lehtude järele ja siis ma oma telefonis surfades avastasin, et mul on väga palju materjali, mida näen ainult mina, mis ei lähe aruandesse, mis jääb nagu võib-olla selliseks lihtsalt mustaks materjaliks, ei tea kuhu, kõvakettale kuskil istuma. Siis samal ajal just oli selline sihuke tugev pseudoteaduse laine inglisekeelses meedias, niisugust küll olid tulnukad ja küll olid, ma ei tea, kes rajanud püramiide ja mida iganes teinud ja siis ma sain aru, et eestikeelses nagu selles lühimeedia formaadis ei olnud tegelikult veel keegi sellist ilusaid luuletusi rääkima hakanud. Ja ma mõtlesin, et võib-olla, et kuna ma juba olin sotsiaalmeedias suhteliselt aktiivne, küll rohkem nagu oma doktorantuuri nagu dokumenteerimisega, siis ma nägin, et on nišš sisuliselt, seal ei ole mitte kedagi ja et ma saaksin nagu sinna võib-olla siis vähemalt jala ukse vahelt sisse, et vaataja, kes ei ole eelnevalt tuttav arheoloogiaga või on võib-olla, ma ei tea, reaalselt kuskil uudistest või ajalehest natukene näinud ja lugenud ja rohkem midagi muud ei tea, et neil tekiks tugevam side esiteks sellega, selle arheoloogiaga ja kõige sellega, et nad oleksid teadlikumad sellest, kuidas arheoloog töötab, sest siis, kui sa tead, kuidas see protsess käib, sul on lihtsam ka aru saada, kui kuskil hakkab jutt veits kiiva minema, et oot, see pole võimalik, sest et seda asja ei saa teha nii või need kaks asja ei käi kokku või siin on mingisugune seos ei tule hästi nagu ilusti kokku, et see on nagu natuke kokku kleebitud asjad või midagi taolist, et võib-olla vaatajal oleks tööriist, et ta saaks ise võib-olla seda infot nagu hinnata paremini, aga jah, et ma pean tunnistama, et mis mu peamine probleem on olnud see aeg, et kõige muu kõrvalt nagu veel jõuda seda sisu luua, et see on olnud raske. Eriti kuna ma loon sisu ka teistele, siis ütleme arheoloogia liitudele põhimõtteliselt. Et ma mitte ainult isiklikku kontot, vaid ka teistele. Et tegelikult tänapäeval me oleme akadeemias teaduses jõudnud punkti, et üleüldse pseudoteadusega võidelda peaksid rohkem teadlasi ise astuma sinna inforuumi, kus väga palju veidrat infot levib, pseudoteadus levib ja parem on kutsuda need teadlased sinna, teha sellist väikest lühisisu ja samas siis teha teavitustööd. Ja, et jah, eks see on umbes nagu väike nagu tilk kivi sisse uuristamas seda rada, et vahepeal tundub küll, et seda mis nagu teeb sellise teadussisu loomise võib-olla keerulisemaks on see, et vähemalt kui ma alustasin, oli see minu jaoks väga raske, et ma tundsin, et iga minu lauset peab saama viidata, mis tähendab, et sul selle 1-minutilise asja kokkupanekuks lihtsalt kulub nii palju aega, sest sa nagu
iga asja üritad nagu nii veekindlaks teha ja siis samal ajal sellise luuletavama stiili kasutajad, nad ei pea selle peale mõtlema, sest et sul ei pea olema viited. Sa lihtsalt ütled, et eksperdid arvavad, sa ei pea täpsustama, milline ekspert, sa ei pea isegi viitama, milline ekspert, ütle lihtsalt, et ekspert arvab või ütleb. Ja siis ongi juba, saad iga päev mingi 5 videot välja lasta ja ujutada nagu turgu üle põhimõtteliselt selle infovooga. Aga jah, et see balanss selle haarava sisu ja faktipõhisuse vahel tuleb leida nagu selle protsessi käigus ka võib-olla. Ja see, ma arvan, et see aitab sinust teha ka nagu paremat kirjutajat isegi artiklite mõttes. See on enamasti väljund teadlastel kirjatükid, et see aitab ka nagu võib-olla niisugune sõnumi edasiandmise mõttes seda. Aga jah, see on kindlasti asi, mida ei tohiks alahinnata seda ruumi. Eriti kui me teame, kui palju inimesi seda kasutab. Aitäh sulle, Monika. Kindlasti on nüüd meie vaatajatel ja kuulajatel üks ekspert selles valdkonnas juures, keda uskuda. Meie kohtume teiega juba järgmises saates.